Jaa, no jah, aasta oli 2003, siis oli nii, et ülikool sai läbi ja abielu sai läbi ja töö sai läbi ja siis kuidagi oli jälle sükene ristteed, mis me siis teeme ja mul oli elukaaslane või noh, järgnev Peika käis disainiülikoolis, ta oli soomlane, käis Helsingi ülikoolis ja siis oligi korraks siuke mõte, et mis mina siis nagu nüüd teen peale seda kooli, peale oma 6 aastat teoloogiaõpinguid, et kahes linnas ei ole nagu mõtet hoida korterit. Et ma siis kolin Helsingisse. Noh, ma ei rääkinud nagu nii hästi soome keelt, et ma võib-olla seal oleks mingisugust tööd endale leidnud ja noh, mis sa oled nagu teoloogia haridusega galeriitöötaja, noh, ma ei tea, noh, seal koristusfirmas korra nagu käisin pakkumas, aga sealt saadeti mind ka ära, et arvati, et ma ikkagi võib-olla natukene liiga kõrgelt haritud selle jaoks ja selleks. Ja siis keegi ütles, et no aga mine laeva peale tööle. See on kallis inimene, et mul on vaja nagu suurt klaasi veini, et ma siit Tallinnast Helsingisse saan, eks ju. Et ma ikka nagu kardan merd, et ma nagu mingi elu sees ei lähe laeva peale tööle. Aga siis noh, tööd ikka oli vaja ja siis oli nii, et Tallink avas, see oli 2004, avas Vene liini niimoodi Sankt-Peterburgi siis. Tallinnast? Jaa, see oli niimoodi, tegelikult see kruiis algas Helsingis, see oli siis Helsingi, Peterburi, Tallinn, Helsingi. Ja kuna mina elasin nagu Helsingis, siis tegelikult mul oleks nagu hästi mugav olnud ja sinna ma nagu kandideerisin ja läksin siis, mäletan, ma läksin proovipäevale. See oli see fantaasialaev, see sõitis tookord Rootsi vahet, see oli mingi märtsikuu või veebruari lõpp. Mingi õudne torm oli on ja ma pidin ainult päevaks minema ja siis keegi sealt, sest nagu infotöötajaks sinna infoletti ja keegi jäi seal haigeks ja mul paluti jääda nagu nii-öelda Rootsi reisi. Ja ma mõtlesin, et kui kihvt, ma pole Rootsis käinudki on ju, noh, järgmine päev oleme seal Stockholmis, et linna peale minna ja noh, nagu äge ka natukene. Noh, minu vahetus oli mingi öine vahetus, niimoodi, et ma olin mingi öösel 1 hommiku 6 tööl, mingi meeletu torm oli seal mere peal. Siis ma elasin mingis kajutis, kus mängis mingi orkester poolte varase hommikutunnini ja siis, kui see orkester jättis mängimise järgi, ma mõtlesin, no nii, nüüd kindlasti hakkame põhja minema, et muusikaga enam ei mängi. Et ja no tegelikult oligi, et ma olin siis kui me olime Stockholmis, kui linna kuhugi ei läinud, meil oli mingisugune drill või mingi häire seal, kus ma pidin mingeid inimesi seal juhtima ja haldama kuskil, et ühesõnaga see oli nii kohutav kogemus. See lõpuks mingi 48 tundi, kui ma lõpuks Tallinnasse sain nagu tagasi, ma olin nagu magamata, ma läksin koju, lihtsalt ma kassi ulgusin seal ja siis mõtlesin, et issand kõudna on ju. Ja siis nad helistasid mulle, ütlesid, et oi, et sa said nii hästi hakkama, et kas sa tuled meile tööle on ju. No siis ma läksin on ju. Ikkagi läksid? Läksin ja noh, selle koha pealt öeldakse, et rest is history on ju, et ülejäänud on ajalugu. Aga ja ma läksin, see oli nagu põnev kogemus tegelikult. See Peterburis sai käia ja iga kord, kui me läksime sinna iga teine päev, siis orkester võttis laeva vastu ja lahe seltskond oli seal peal ja noh, täitsa sükene ka huvitav, aga tegelikult see ei olnud nagu mulle ikkagi. Et mulle ei meeldinud see laeva elu ja ma kuidagi ei läinud kuidagi selle meelsusega seal nagu kaasa ja siis me tegelikult kolisime kogu täiega tagasi Tallinnasse. Et mul elukaaslane tegi disainifirmas ja Tallinnasse tookord ja mina siis läksin jälle ikkagi mööblisalongi nagu tööle. See oli Ameerika luksusmööbliga tegeles see ettevõte ja läksin sinna nagu tööle ja oli nagu selle merekarjääri nagu nii-öelda maha matnud, aga noh, nagu öeldakse, et see 3 tilka verd sinna Neptunile läheb. Ja kui ta läheb, et siis tagasi ei saa ja siis sellel ajal olid need Super Seageti kiirlaevad, mis panid, bensiin oli, kütus oli odavam, siis olid need kiirlaevad sõitsid hästi palju siin Helsingi Tallinna vahel ja seal oli teada, et see oli suht prestiižne koht.
et sinna nagu saada, seal pidi jube keeleoskus pidi olema ja no soome keel, sorav ja nii edasi. Ja ma tegelikult ikkagi olin ainult 1 talve seal salongis tööl ja läksin merele tagasi. Ja see mulle sobis, see oli nagu hästi kuidagi vahva töökoht. Siin see Tallinn-Helsingi vahel nende supersiigetidega ja sealt sellest ajast mul on nagu palju nagu sõpru on siiamaani ja seal me siis toimetasime kuni aastani 2008, kui siis tuli see suur esimene finantskrahh, eks ju, tookord. Ja noh, meil oli juba mingi mõnus laen võetud Kalamaja korterile ja ega selle elukaaslasele firmal ka nii hästi läinud ja noh, mul kadus üleöö kadus töökoht nagu selles mõttes ja veel umbes 300 inimesel. Et noh, siis seal pank juba seal helistas ja ähvardas, et me võtame teilt kodu ära ja ütlesin, et ei ole vaja ähvardada, et ega ma arvan, teil on lihtsam ikkagi see, et mina leian töö ja maksan teile laenu, kui teie võileiva hinna eest selle korteri maha hakkate müüma, sest keegi nagunii ei osta, on ju, et kuidagi oli vaja nagu õudselt nagu noh, endas seista nagu igas valdkonnas ja siis oli selline laevaliin, noh, siiamaani sõidavad ka kiirlaevad Gibraltari ja siis selle Hispaania vahel. Ja siis kutsuti nagu sinna tööle. Ja mul juba kõik leping oli nagu, noh, lepingut läksin alla kirjutama, tulin siin Piritale ja kõik nagu nii, et noh, lähen sinna ka tööle ja siis helistab mulle, ma olen kuskil Rusalka juures, helistab mulle, ütleb, et ei teata, et meil on siin ikkagi noh, mingid ümberkorraldused, et Hispaania värk on ju, asjad muutuvad, et meil tegelikult ei ole nagu noh, vaja inimesi. Et noh, tegelikult meil ei ole nagu tööd pakkuda, on ju. Ma panin põhimõtteliselt mobiili kinni, läksin sinna kohale, see on, ega ma enne ära ei lähe, kui ta mulle töö leiate. Et mind lihtsalt ei huvita nagu noh, vaata meeleheide on ju on suur juba. On suur juba, on ju. Ja siis mul mingi sama päeva õhtul me helistati, et tead, et meil on selline nagu või minna nagu Omaani. Mis asja? Mis koht see nagu on ju? Et noh, ei kuulnudki, Omaan kui riik ju tegelikult läheb hullult nagu mingi radari alt, eks ju. Ega sellest sa ei kuule palju. Ja noh, tuli ma isegi praegu ei tea, kus ta asub tegelikult on. No ta on üks lahe riikides selles mõttes, ta on seal samas seal Dubai ja noh, Emiraadid ja seal samas kohe nagu India ookeani ääres, et seal ta on, aga jah, vaikselt toimetab, ta on võib-olla natuke erinev kui teised araabia riigid ja siis mingid noh, endised kolleegid ka paar seal tüürimeest või kaptenid, kes siis olid ka sinna tööle läinud ja siis ma nagu helistasin neile, et olete seal, et mis värk on, et kas tasub, et kuule, et päris äge on ju, et kui saad, siis tule. Ja läksingi, noh, 2 päeva hiljem mingisuguse läbi paksu lume vedasin sealt Kalamaast oma selle kohvri lennujaama ja siis takso just ka küsib, et kuhu te lähete, et ega ma ei tea tegelikult. Et noh, nagu täiesti nagu noh, pea eest tundmatuse kohta. Ja siis sinna ma sattusin, mis põhimõtteliselt siis see projekt oli valitsusprojekt, mis oli laeva siis reisilaevanduse siis käima tõmbamise või ülesehitamise projekt siis valitsuse jaoks. Ja kuigi Omaanil on merepiir ja mingi 1700 kilomeetrit seal reisilaevandust ei ole kunagi olnud ja siis tüübid otsustasid, et tellime Austraaliast 2 kiirlaeva, samasugused noh, nagu on need high-speed craft laevad on ju, noh neil ikkagi ju õli voolab diivanisest välja, et neil on nagu seal kergem opereerida, neid nagu see meie Euroopa või Läänemaal on majanduskriis nagu ei mõjutanud. Et tellime need laevad ja siis oli üks saksa firma, siis kelle kaudu siis nii-öelda see know-how sinna toodi ja nii ma sinna sattusin siis nii-öelda seda guest service'id või siis seda klienditeenindust nagu üles ehitama. Nii et said endale kohe suure vastutuse, ehk siis reaalselt panna alus ja vundament klienditeenindusele põhimõtteliselt. Võõrriigis? Võõrriigis, jah. Jah, teise riigi jaoks. Sa mainisid, või no, mul on siin kirja pandud, tähendab, et kultuurishokk. No kindlasti. Noh,
ega ma ei olnud ju kuskil mujal peale Soome käinud tegelikult või ühe korra, ma ei tea, mingitel kirikureisidel kuskil mõnes Euroopa pealinnas, et noh, kindlasti kultuurishokk ja selles mõttes ka, et kuidagi ei olnud ikkagi ju ei aega või noh, ei olnud seda teadmiski, et peaks ennast millega kurssi viima ja noh, esimene selline nagu päriselt võib-olla rahvusvaheline kogemus ka, kus kohe nagu kiiresti pidi hakkama nagu korrigeerima mingeid suhtumisi ja käitumisi oli see, et kui siit Eestist ja nende Seagati kiirlaevadega tuli ikkagi niisugune skandinaavialik selline töökultuur ja juhtimiskultuur, siis Araabia maades on absoluutselt teistsugune. Et seal ikkagi inimeste omavahelised suhted, isiklikkus on kõige olulisem, see, keda sa tead ja kellega sa oled seotud ja see usaldus, see tuleb eelkõige, noh, meil siin kutsutakse korruptsiooniks, seal on see norm ja nii on, eks ju. Ja noh, samas on ka teisipidi, et võib-olla mida meil nagu, noh, üldsus arvab, et noh, naisel on nagu tohutu raske võib-olla, et sellepärast, et sul ei ole nagu seda sõnaõigust või autoriteeti, siis ka see kõik ei ole nii mustvalge. Sellepärast, et tegelikult kui sa ikkagi oled mingi sellises nagu autoriteetses ametis ja sul on mingi vastutus nagu antud, siis sa pead ka seda kandma, seda kuulatakse ja võib-olla see surve on nagu palju suurem, et seal on nagu palju niisugune, et selline kaasav niisugune juhtimisstiil või niisugune kaasav töökultuur seal pigem ei toimi, et seal on ikkagi väga nagu hierarhiline ja noh, kuni sinnani välja näiteks, et meil oli seal mingi reis ja mingid WC-d uputasid ja kuidagi ei saanud kõik mingi vesi jooksis kuhugi sinna salongi ja noh, loomulikult ma võtan selle lapi nagu kätte ja pühin selle ära, sest ma näen, et mu tiim seal ju rabeleb mingi teeninduse ja muude asjadega ja noh, sa mõtled, noh, vaata, et ma ikka, noh, tead, ikkagi panen käed külge ja olen tubli, on ju. Ja ma sain korralikult nahutada selle eest, et see niimoodi, et sina oled boss. Sa ei hakka siin koristama. Kui sul on vaja koristada, siis ütle, et me palkame sulle koristaja. Okei. Erinev. Jah, et see oli nagu see ja no muidugi see seltskond oli ka, oli palju, oli nagu Balkani riikidest, oli ka Bulgaariast, Rumeeniast. See on ka võib-olla nagu ka võib-olla selle kandi inimesed on sellised võib-olla natuke siuksed tundlikumad igasuguste süsteemide ja lepingute suhtes, noh, paranoidliselt isegi tahaks öelda. Neil on võib-olla ka tihtipeale tunne, ju see siis ka võib-olla nende ühiskonnast tingitud, et alati on tunne, et keegi lööb noa selga või tõmbab koti pähe või tõmbab vaiba alt ära, ja siis teisest küljest oli seal Maroko tüdrukud, kelle siis eesmärk ikkagi oli endale kas siis jõukas eurooplane või jõukas araablane meheks saada. Ja see väga palju muud ülesannet ei olnudki ja millega 90% sai väga hästi hakkama. Et selles mõttes, et emad nad sinna selleks saatsid ja sellega nad hakkama said. Ja siis me koolitasime ka kohaliku siis Omaani meeskonda välja, et nad lõpuks ise siis oma selle rahvusliku laevafirma nagu üle võtaksid. Et noh, seal oli väga huvitav ja noh, näiteks mingeid selliseid ikkagi eelarvamuste jälle murdmist, eks ju, või seda suurema pildi nägemist kindlasti tuli seal ette päris palju. Aga tuleme siis nüüd sellega, kus kohast nüüd tuleb siis see käpp või hüpe, kuidas sa jõudsid siis sinna luksusjahindusse, et me räägime ikkagi veel kohast, kus sa oled tööl, ametil, mingi kindla positsioonil, mingis kindlas struktuuris, kindlat asja tegemas, tiimi juhtimas, kus tekkis see võimalus, et tule tee midagi muud. No jahtidest või siis luksusjahindusest ma olin juba kuulnud selle aja peale küll,
aga kust kaudu ma nagu ei teagi, no ma tõesti ei oska nagu öelda, sest noh, nagu algus ka mainisid, et sest valdkonnast ju keegi nagu ei tea. Aga sealpool juba ma kuutan ette, et sealpool kaarti siis juba tegelikult oli ka näha neid jahte rohkem kui siin? Pigem mitte, okay. Pigem mitte, et siin ka võib-olla see ei ole see Omaani eripära, et neil ikkagi on, neil ei ole võib-olla nii palju raha või neil ei ole nagu see fookus nii palju nagu sellisele välisele luksusele, et pigem mitte, aga noh, see Omaanist ma tulin ära ja see oli nüüd niisugune tore lugu tegelikult, kuidas see jahindus algas, on see, et Omaanist ma tulin ära, sest sealne ka see töökultuur ja kõik ikkagi lõpuks hakkab see niimoodi mõjutama, et võib-olla lähevad oma mingid väärtused päris lappama, kui sa nagu liiga kauaks jääd. Ja sellel ajal, kui ma olin seal tööl, siis ma kirjutasin kirju koju oma sõbrannadele, emale, et mis seal nagu juhtus ja nii. Ja siis üks sõbranna mulle ütles, et kuule, et sa kirjutad päris ägedalt, et kas sa raamatut ei taha kirjutada või? Mis raamatud? Et vaata minu sarja raamatud on ju, et minu Eesti, minu Ameerika, minu see on ju. Siis ma ei oska raamatut kirjutada, et kõik pikad kirjandid, et koolis 3 öeldi, et lühikeselt asju öelda on ka oskus on ju. Aga mõte jäi ja kirjutasin Epetronele ja ütlesin, et võt siukses kohas olen ja siukses kohas nagu töötan ja seda teen ja et see taha, väga huvitav on ju. Et kirjuta meile midagi ja neile meeldis ja nii oligi ja üllatavalt kergusega sündis raamat Minu Omaan Kaamelist Porscheni 56 sõlme tunnis. Et see ongi niisugune humoorikas lugu, kuidas kui on natukene rohkem raha kui kainet talupoja mõistust, et mis siis nagu saab. Et see on hästi niisugune heatahtlik selline ja see siis ilmus 2011 ja sellega seoses tuli natuke niisugust meediatähelepanu ka ja mingites ajakirjades või kus ma seal rääkisin oma sellest mereteest ja kuskil ma viskasin õhku, et unistus oleks töötada luksusjahil. Ja seda sattus lugema üks Eesti tüdruk ja tema otsis mu Facebookist ülesse ja ütles, et kuule, et kui see on nagu nii-öelda sinu kindel soov ja tahtmine, siis ma võin sind aidata. Et mind omal ajal ka nagu aidati, et tema oli selle aja peal juba töötanud kuskil 5-6 aastat seal jahi peal ja nii see läks, et saime siis suve lõpus niimoodi sõbrannadeks. Tema oligi kuskil Lõuna-Prantsusmaal seal sellel ajal ja kaardistasime minul need oskused ära, et niisuguses administratiivsetes asjades, võib-olla see meeskonnatöö korraldamine, et ka housekeepingu või see majandamise pool oli mul nagu tugev, aga sellisest fine diningust või sellist restorani peenemast nagu teeninduskunstist ma ikkagi jaganud midagi ja siis ütles, et seda sul kindlasti on vaja, et nagu talv tuli peale, ütles, et kui sa tahad minna, et kõige parem on jahindusse siit meie poolt maailma liituda pigem kevadel, sest kevadel hakkab nii-öelda see Vahemere hooaeg, et katsu endal üle talve siis ikkagi sebida mingisugune parema restorani kogemus ja siis ma sebisin ennast Swiss Hotelli tööle. Seal kuidagi võeti mind kohe selle restorani juhi nagu abiks, see kallis inimene, et ma ei oska, Horisont ju väga ju ka tipprestoran ja see Swiss Cafe ja kõik, ja ma ei oska tühja kandikut käe peal nagu hoida, et tule ikka on ju ja seal tegelikult oli nagu tore firma ja toredad inimesed ka, et ma sain nagu seal selle oma tiimi tööd hästi palju nagu hõlbustada ja korraldada ja siis tänuks sellele seal need noored tüdrukud, kes olid seal suured käpad seal kõik veini ja söögi serveerimises, siis õpetasid mulle nagu neid trikke. Nii et siis kevadeks 2012 olin ma nii-öelda valmis, et ma nüüd lähen jahindusse, et nüüd või mitte kunagi. Ma ei olnud nii noor ka enam, et tegelikult ega jahindusse, kui sa ikkagi niimoodi algana lähed, et ta on tegelikult ikkagi niisugune 20 pluss on võib-olla nagu see parem vanus, ma olin 34 selle peale. Ja kuidas see käib, tänaseni see käib niimoodi, et kui sa meeskonna tahad tööle minna, et on mingid agentuurid, kes siis vahendavad meeskonda, et see ei maksa midagi
et noh, põhimõtteliselt nagu mingi, ma ei tea, CV online, aga siis jahtide jaoks, et sinna see siis regad oma CV sinna, see CV sul peab olema mingi teatud formaadis ja siis see kogemus, seal kõik tuleb ära kirjeldada igat moodi, soovitajad, väga oluline, et soovitajad nagu vanadel aegadel on ju, et nagu vaatamegi Downton Abbey's, eks ju, niimoodi, et tuleb uus teenija, et kes seda nagu soovitanud on. Et see oli oluline ja siis, noh, siis jäädki nagu ootama, on ju. Ja noh, tegelikult, kui sa ikkagi tahad esimest töökohta saada, siis sind nagu juuniorina siit Eestist üldse enam inimesi ei teagi, kus Eesti on, nagu noh, keegi ei oota kedagi huvita, et tegelikult peaks kohale minema ja noh, võib-olla meile siin kõige lähem selline noh, keskus siis Huub või keskus on siis Antibes Lõuna-Prantsusmaal, on suured jahid on, seal on enamik firmasid, agentuure, kõik võimalikke ettevõtted, kes siis seal valdkonnas tegutsevad. Lähed sinna kohale, üürid endale mingit toakalli raha eest ja jääd ootama ja siis vahepeal käid nagu dog walkingul, mis siis tähendab seda, et lähed ühe jahi juures teise juurde ja seal niimoodi vaatad, keegi seal on, et hey, do you need a day work? Noh, eestlasele ikkagi nagu väga siukene out of comfort zone, nagu ei ole üldse nagu mugav niimoodi. Enda välja panemine niimoodi. Ja niuke müümine on ju, et noh, et siin mul alati tuleb nagu meelde, et need, kes vaata kunagi on käinud Ameerikas neid raamatuid müüvas, eks ju, et sa pead nagu hästi nagu ennast üle saama, on ju. Ja siis noh, võib-olla paned oma selle CV kuskil sinna kasti ja sinna kasti ta jääb, et eks ta siuke loteriiga paljus on. Aga no jälle näed, ju siis oli minu tee ja mõnes kui vedas oli nii, et selle sama neiu abikaasa oli ühe 50 meetri jahi kapten ja nendel olid Kuveidi omanikud ja nemad otsisid teist stewardessi sinna laeva. Ja selleks eeltingimuseks, et oleks väga sügav teadmine Araabia religioonist, kultuurist, köögist. Nii et üllatus oli mul selleks ajaks olemas. Nii et tegelikult alates sellest teoloogia õpingust kuni sest Omaanist elamiseks, pluss kõik see research ja see taust, mis läks sinna raamatu kirjutamisse, et tegelikult kõik see eelnev kogemus sai selleks jalaks ukse vahele. Ja nii ma sinna sain. Jabur on, ma ütlen, see teiste inimeste sükeste lugude kuulamine on alati nii jabur, sest paneb enda peale ka mõtlema, et mismoodi mingid asjad elus nagu läinud. Ja sa ütlesid ise ka see sama lause sõna praegu mäleta, aga mõte oli sama, et teinekord ei oskagi ealeski ette kujutada, kuidas mingid asjad nagu lahenevad või jõuavad kätte ja mõnikord, kui lõpuks siis tagasi vaatavalt retrospektiivselt piilud sellele peale, siis vaatad, mõtled, et täitsa sürn, et niimoodi nagu paika loksunud on. Aga siis tundub kõik nagu nii loogiline ja loomulik. Ja, no see ongi see, et sa pead seda protsessi nagu usaldama ja noh, tegelikult ka mismoodi ma jahinsest lõpuks siis nii-öelda aktiivjahinsest laevatööst siis 12 aastat hiljem nagu ära tulin. Et seal oli vaata, et veel tugevam selline tähenduslik protsess tegelikult taga. Aga ma jõuan sinna varsti.